Tšau ja ilusat esmaspäeva teile! Tänases videos räägin ma teile ühest oma lemmikumast äpist, Snapchatist, ja mul on teile varuks 10 erinevat siis nippi, trikki, häkki, kuidas neid nimetada, et mida selles äpis teha annab. YouTube'is on küll väga palju neid häkkide videosid, aga kõik ma vaatasin järgi on inglisekeelsed, ma ei leidnud mitte ühtegi eestikeelset. Nii et kui teid huvitab, millist 10 häkki ma siin enda tagataskus hetkel veel peidan, siis jääge vaatama. Häkk number 1. Kas te teadsite, et Snapchatis saab kasutada rohkem kui ainult ühte filtrit? Kui sul on valmis tehtud pilt, siis sa tõmbad siia peale esimese filtri. Aga kui sa hoiad oma näppu all ja tõmbad veel, siis sa saad siia lisada igasugu teisi filtreid veel. Kui ma ei eksi, siis pildi puhul saad sa siia lisada 3 erinevat filtrit ja video puhul isegi 5 erinevat filtrit. Häkk number 2. Sa saad muuta oma teksti suurust, et see mahuks paremini pildi peale ära. Kui sa oled valmis kirjutanud selle kastikese sisse oma teksti ja vajutad siia T-tähe peale ja lähed uuesti nagu seda teksti muutma, siis välja zoomides tõmbab ta selle teksti kokku ja väiksemaks ja see mahub palju paremini ekraani peale ära. Häkk number 3. Kas sa oled tähele pannud, et paljudel on oma videode taustaks muusika ja mõelnud, et kuidas nad seda teevad? See on imelihtne. Sa paned telefonist käima oma lemmikloo, kas siis muusikakaustast või Spotify'st või mõnest muust äpist. YouTube'is seda teha ei saa, sest et nii kui sa YouTube'i äppi kinni paned, siis muusika jääb kinni. Aga näiteks mina panen praegu Spotify'st käima ühe Daniel Levi loo. Võtan lahti Snapchati äpi, panen selle videot filmima ja nii, nüüd panen vahepeal loo kinni. Ja lugu ongi videole taustaks. Häkk number 4. Olete te tähele pannud, kui palju akut võtab Snapchat ja kui palju kasutab ta teie ära interneti mahtu? Sellele on aga vastumürk. Kui te lähete siia siis Snapchati seadetesse, valite Manage ja siin on selline asi nagu Travel Mode ja see tuleb sisse lülitada ja kui te lähete oma storidesse, siis te peate seal lihtsalt iga uue story peale vajutama ja siis ta alles laeb selle alla. Ehk siis te ei peagi kõiki storysid endale alla laadima, mida te vaadata ei taha ja te hoiate kokku oma akut ja interneti mahtu, mis on ju alati positiivne, on ju. Sest et minul näiteks saab iga kuu interneti maht täis ja see on nagu ülikasulik häkk. Häkk number 5. Kui sa teed ära oma Snapchati pildi või video, siis sa saad sinna teksti kirjutada peale ainult 2 reas. Aga kui, ma ei oska muidugi öelda, kuidas see Android-telefonidel käib, aga iPhone'ide puhul on see siis nii, et sa lähed oma noteside alla ja teed siia endale paar tühja rida niimoodi, märgid selle ära, select all'iga teed copy ja kui sa lähed nüüd Snapchati ja siin pildi peal, siis hakkad nagu kirjutama, paned paste, siis näete, kui nagu suur tuli see teksti ala, mida kirjutada saab. Ja ma võin siia teksti kirjutada nüüd mitmes reas. Nii, näete jah, kirjutan teksti 5 rea peale ja seda saate siis teha ka muidugi otse loomulikult suuremaks ja igale poole panna, nagu te tahate. Häkk number 6. Sa oled ära kirjutanud pildi peale teksti ja alguses on see alati valget värvi ja siis sa saad siit valida, mis värvi sa seda muuta tahad, on ju. Niimoodi edasi-tagasi. Aga tegelikult on võimalik minna ka paremale ja alla ja tulla tagasi ja niimoodi mängida ja sul on siin piirkonnas tegelikult olemas kõik värvid. Et sa ei pea piirduma ainult sellega, mis sul siin antud on, vaid liigu mööda pilti ringi ja võid endale igasuguseid erinevaid värve siit leida. Isegi must on siin kõige all olemas, näe. No võt, noh. Nii et kasuta, millist värvi tahad. Häkk number 7. Videot filmides olen mina alati niimoodi, et ma hoian ühe käega, on ju, hoian all seda nupukest, et see filmiks ja siis teise käega niimoodi olen üritanud zoomida, on ju. Aga mis välja tuleb, on see, et saab filmida niimoodi, et, kuidas mul tegelikult kõige palju nüüd näidata on, et sa filmid ja tõmbad näpuga niimoodi ja see zoomib ka sisse ja välja
ja sisse ja välja. Nagu see on palju sujuvam kui see, et sa teise nagu käega siin üritad nagu sisse suumida, et see ühe näpu liigutusega nagu geniaalne. Häkk number 8. Ilmselt paljud teist juba teavad seda, et Snapchati videodele on võimalik peale lisada kleepse erinevate kohtade peale. Ma kohe näitan teile, mida ma mõtlen. Nii, tegin nüüd sellise video. Ja ma tahaks äkki sinna kõige video lõppu nende piltide peale, mis mul seal taustal kaugel on, tahaks mingi kleepsu panna, kellegi sinna istuma näiteks. Ja selleks valin ma siit siis endale sobiliku kleepsu. Muide, ma tegin endale just iseenda tegelase siin eelmisel nädalal. Kas te olete ikka seda teinud? Näete jah, see olen mina. Ja selleks on siis ka olemas äpp. Ma kohe ütlen teile, mis äpp see on. See on Bitmoji äpp. Siuke. Nii, aga mina tahan nüüd sinna näiteks panna iseenda siukse lamava avatari. Sellise tüdruku paneks sinna piltide peale üles, mis te arvate? Nii. Ja nüüd on siis, kui see jõuab siia see video, siis ma hoian siin näppu peal. Fikseerin ära, et ma tahan, et see tüdruk sinna jääb. Lasen lahti ja ta kinnitab selle sinna. Ja nüüd oppadi! See tüdruk istubki seal. See on lihtsalt nii äge minu arust. Nele Kirsipuu on väga andekas muide nende kleepsude ära kasutamises erinevate kohtade peale, et tal on see magic selge, et mina pean alles natukene harjutama. Häkk number 9. Sa saad filmida iseennast niimoodi, et sa ei pea seda näppu kogu aeg peal hoidma. Ja seda oskan ma jälle seletada ainult neile, kellel on iPhone kahjuks, kuna ma jah, ei ole kursis Androidide ja nende telefonide võimalustest. Selleks tuleb sul minna settingsite alla, valida sealt General, siis Accessibilities, sealt tuleb sul valida Assistive Touch ja see tuleb sul siis sisse lülitada. Siis võtate siit Create New Gesture, minul on siin tegelikult juba Snapchat olemas, aga teeme selle läbi. Siis hoiate suvalise koha peal näppu all nii kaua, kuni seal all see sinine joon täitub. Ootate. Okei. Siis siin üleval on, kadus eest ära. Nii, on save nupuke. Panete sellele nime, näiteks panetegi Snapchat. Seejärel, kui sul tehtud on, lähed sa Snapchati äppi ja siia tekib sul selline hall nupukene. Sellele vajutades avavad sul siis mingid erinevad võimalused siin. Siis selle täheke sealt saad sa valida oma Snapchati siis nupu, mille sa ise just lõid. Vajutad korraks ja filmimise peale ja filmibki. Ja peaaegu terve selle kettaaja filmib ta ära, et natukene jääb lõpust puudu. Aga nii lihtne ongi, et kui sul ei ole sõpru ja sa pead üksi filmima nii nagu näiteks mina siin praegu, siis sa saad panna telefoni endast eemale, vajutada korraks seda nuppu ja video ära teha. Nii et väga hea võimalus siis teeselda, et sul on keegi teine, kes siin filmib. Ja viimane 10. häkk. Kui sul on juba villand saanud nendest Snapchati tüüpilistest filtritest, mis ta sulle siin annab, et kõik on umbes tumesinine, helesinine ja must ja valge, siis tegelikult on variant, kuidas sa saad endale luua ka näiteks kollase või punase filtri. Kõigepealt peab olemas teil olema pilt, on ju. Siis siit saate te valida neid tavalisi filtreid, mis ikka Snapchati võimalus on, aga kui te tahate midagi muud teha, siis selleks on 2 varianti. Sa saad kasutada tähti või erinevaid emojisid. Ütleme nii, et mina tahan nüüd endale mingit, mis värvi filtrit tahan? Tahan punast filtrit. Panin siia punase südame emoji ja pean hakkama seda siis suuremaks niimoodi tegema. Ja siia tekib siis selline punane vari. Mida suuremaks te selle teete, seda rohkem see nagu tekib siia äär. Nii, ja nüüd ongi siin selline
punakas filter peal. Lisaks te võite näiteks sellele punasele filtrile veel sinise peale panna, kui te soovite. Teha seda näiteks U-tähega, et ma lisasin siia nüüd ühe U-tähe sinise. Ja hakkate seda samamoodi lihtsalt järjest suuremaks tõmbama ja tõmbama. Ja kuni siis tekib jälle see selline udune nagu äär. Ja see siis tekitab seda nagu filtrit. Nii, ja jälle üks nipp juures, millega teha oma pilte siis huvitavamaks ja selliseks, millist kellelgi teisel ehk ei olegi. Aga ma loodan, et te saite siit endale mõningaid huvitavaid ja uusi näpunäiteid juurde siis, kuidas oma Snapchati storysid põnevamaks muuta. Et kui te neid häkke kasutama hakkate, siis kindlasti saatke mulle oma snappe. Mind leiate Snapchatis Milremi nime alt. Ja kui teile video meeldis, ärge unustage pöidlaid püsti vajutada, kui sa seda kanalit veel mingil põhjusel tellinud ei ole. Miks küll? Siis alt leiad punase subscribe nupukese ja vajuta ka see aktiivseks. Ja teie olge tublid nagu ikka ja näeme juba jälle järgmisel esmaspäeval. Tšau!